enam ilusamat ilma kui tänane on raske ette kujutada ja küllap on ikka niisugune kokkulepe siin, et kõik, mis väga niimoodi meeliköitvalt algab, ei saa ju kehvasti lõppeda. Aga Ingrid, kes mind ahvatles teie juurde, ütles, et ma räägiksin oma niisuguseid tundeid ja mõtteid seoses purjetamisega ja siis natuke ette rutates võib öelda, et ega neid nüüd vähe küll ei ole. Ja suur raskus on, et niisuguste detailide väljavalimine pole kerge, mis oleksid eriti kõnekad ja arusaadavad ühtlasi. Sest vaata, kui sa neid ise läbi elad, siis hakkad alles hiljem märkama, et oli midagi väga erilist ja unustamatut. Aga alustame kuskilt varajasest east. Ma arvan, et kui kellelgi on õnne merega lähemat sõprust sõlmida, siis on ikkagi väga suur tõenäosus, et sisse poeb pisik, millest enam vabaneda ei õnnestu. Tõtt-öelda nagu ei tahagi. Ja minul oli õnne kuskil nii umbes 10-aastaselt lodjaga Kuressaare külje all laia madala alla angereid püüdmas käia ja tegime mingi saksa sõdurite telgijuppidest. Nendel oli niisugune asi, et 10 kolmnurka sõlmiti kuidagi, nööbiti kuidagi kokku ja tekkis telk. Aga need 2 tükki parajasti sobisid meile purjeks kokku ja niisuguse purjega siis sõitsime, seal purjetasime. Tõsi küll, sattusime mõnikord ka tormi kätte ja ühes raamatukeses pealkirjaga Vanaisa on kirjutatud ka ühest loost, kuidas me ikkagi pääsesime õnnekombel. Ja selleks, et ellu jääda, saime kajaka mõne ja kuidagi moodi magasime lodja all. Aga see kõik ei heidutanud põrmugi, vastupidi pigem. Mul oli õnne õppida Haapsalu pedagoogilises koolis ja ühtlasi siis ka kutsuti Haapsalu jahtklubi pootsmaniks. Ma olin tähtis isik, mul oli täitsa vaba voli siis minna purjetama, kui vähegi tuju tekkis. Aga tuju oli peaaegu kogu aeg. Aga siis, kui teised magasid, siis tuli minul üles tõusta jahtklubi korda teha ja mingid karikaklad sinna mingi õlleklaasi sisse panna laua peale, et kõik oli väga ilus. Aga siiski tasub meenutada seda, et poisil oli nähtavasti ikka tahtejõudu ka natuke. Ja ma üritasin enne kooli teha 100 ringi, kui vähegi tuult oli. Muidugi mõnikord ei olnud ka ja siis ei saanud midagi. Aga kui ikka tuult oli, siis 100 ringi. Niimoodi, et pauthals ja asi hakkas minema nii, et paadi kiirus ei vähene. Pauthals muutku. Ja on võimalik ja kui ikkagi harjutada kõvasti, siis kiirus aina kasvab. Ja hiljem nende manöövritega seoses ükskõik oli luhvamine või siis lausa paudid seal ja märgi võtmine ja see asi sai ikka nii kätte, et kõlab võib-olla natuke nüüd keksimisena, aga ikka mõnikord õnnestus mõned võistlused ära ka võita ja Eestit esindada ka üleliidulistel seal võistlustel. Aga nii, see pole tähtis. Tähtis oli see, et meil õnnestus ka see, mida kõik tol ajal pidasid täiesti võimatuks. Ja nimelt Tallinna lahel oli ju trossidest võrk ees. Ükskord nädalast pukseriga tõmmati see värav lahti ja siis said laevad sisse ja välja ja siis kohe jälle pukseriga värav kinni. Trossidest võrk oli Tallinna lahel ees. Kopli poolsaarest sinna sellele Aegna saareni välja. Uskumatu asi. Aga nii see oli. Ja sel ajal tekkis meil Kalevi jahklubis ükskord mõte, et kuidas moodi ometi saaks.
Kusmanov ja niisugused vanad merekarud jutustasid seda, kuidas nad omal ajal enne sõda käisid Helsingis õhtust söömas ja hommikuks olid jälle tagasi, läksid tööle ja meie siis kõvera suuga vaatasime pealt, kuidas küll sihuke asi võimalik oli. Ja siis tekkis mõte, et vaata venelastele kangesti meeldis sihuke sõna, et eskaadri sõitja. Ja siis üks meie hulgast pakkus välja mõtte, et äkki pakuks neile siukse eskaadri sõidu siit Tallinna lahest välja. No ja siis mul oli selline asi, siis läksin selle julgeolekumajja ja Pagari tänavale ja ütlesin, et jah, klubis tekkis meil mõte kutsuda teid eskaadrisõidule. See julgeolekuohvitser, kellel valves oli, see siis muigas natuke ja ütles, et mõttel pole väga viga, eks me teile teata. Ja läkski mõni päev mööda, juba teatasidki, et teeme ära. Ja muidugi oli siis julgeolekumehi ka paar tükki kaasas sellest, keegi poolt pärast seda veel kuskil välja käinud Tallinna lahest. Ja nii see Muhu Venere-katt algas. Võimalik oli mul ka sellest üsna mitu korda osa võtta, mitmel korral folkpoodiga Kapsa Liblikas koos väga huvitavate inimestega. See iga Muhu Venere-katt on niisugune elamus, mida iga mees iga kaasa ei suuda teha. See on ikka tõeline katsumus, folkpoodiga eriti, mida suure jaiga seal, kus kempsi ja kook ja kõik on peal, seal pole ju midagi erilist, aga igasugused kellad praegu näitavad sulle tuule suunda ja kiirust ja sügavust ja igasuguse asju, iga hetkel võid teada saada, kus sa parajasti asud, aga tol ajal polnud ju mitte midagi. Pardalogi tegime, viskasime, meil oli mingisugune lauajupp oli kaasas, meil oli mingi ots taga ja püüdsime sellega siis selgitada, kui kiiresti me liigume, arvutada tuli variatsiooni, deklinatsiooni, igast asju kuidagi moodi teha selgeks, kus kohas üldse oled, eks ole. Aga praegusega võrreldes nagu öö ja päev on see kõik. Igatahes pole siin mõtet ju väga unistada ja nuriseda. Iga ajastu on omamoodi huvitav ja praegu on jälle omad hädad ja ka mitte ainult suured plussid, eks ole. Aga merearmastus on üks armastus, et keegi muidugi võib arvata, et naised on veel kallimad, aga väga raske uskuda, eks ole. Aga nüüd on ka olnud päris niisuguseid asju, mida korrata väga ei tahaks. Ükskord hakkasime Pärnust minema Kihnu. Ilm oli tugeva võitu, 5 palli oli vähemalt väljas, aga kasvas aina. Ja asi läks aina hullemaks. Igatahes lõpuks kesköö ajal jõudsime Kihnu. Üleni märjad, tol ajal ju polnud ka riideid midagi, dressid seljas, eks ole, täiesti värg, nii surm väsinud, et ei jõudnud enam muud midagi, kui ainult kuidagi moodi sinna sadamahoonesse magama, märgades riietes, hommikul ärkad üles, et silmamunad liiguvad, mingi muu koht ei liigu. Tundus, et nüüd on surnud. Aga siis tekkis mõte, et aga kui ma ikka näen ja mõtlen, juma siis ikka elan. Liigutada ei saa mitte ühte kohta, aga päikse käes soojenesime kuidagi moodi. Üks poiss oli natuke tugevam, see vedas teised toast välja ja päikse kätte soojenema ja seal õhtuks soojenesime ülesse. Mul oli õnnetus olla ka juubelituule ajal Muhu väinas. Vaata, august siis 67 oli 2 tormi. Üks oli augusti alguses ja mis murdis seal Ruhnu saare päris lagedaks ja ikkagi laastas suurt osa Eestit, mis kole, eks ole. Aga teine oli kuskil 20. augustipäevadel.
ja vaat teise tormi ajal me olime parajasti Muhu väinas. Öösel olime Kihnu taga ankrus, magasime ja hommikul täielik tuulevaikus. Üsna tugev laine sees, aga tuult ei ole üldse. Aga Saaremaa kohalt hakkas järsku niimoodi minema tumedamaks ja kui ma nüüd ütlen, et oli niisugune sitik must, siis selles ei ole mitte mingisugust liialdust. Täiesti must taevas. Ükskord elus ma olen niisugust värvi näinud taevas ja see oli see kord. Täiesti must. Aga ja hakkas tasapisi puhuma, natuke naljakas, niisugust asja polnud kunagi elus näinud ja mõtlesime, et näis, mis siis nüüd tulema hakkab. Küllalt kiiresti tuul tõusis ja siis vaatasime, et ei ole midagi krootul-pruttu maha võtta. Enam ei saanud. Liigist väljas. Ja nüüd, õnneks puhus niisugust nurga alt, et andis kuidagi hoida Muhu ja Saare selle mandri vahele. Ja muidugi päästevestid seljas, kõik lõpendab. Vaatame, kuidas kiskus kaldalt männipuu välja selle veerest tolmupilv peal. Vahepeal, kui laine põhjas olid, siis ainult kobrutab vesi ümber ringi. Kui laine harjal, siis paistab, ei tea, kui kaugele. Ikkagi midagi niisugust muidugi rohkem elus õnneks ei ole tulnud üle elada, aga siis vaatasime, et kui täiesti Virtsu sadam jäi nurga all, et kui nüüd vallame, siis tagant tuules lähme, saab mis saab. Nähtavasti läheb põhja, aga proovime peab. Ja siis folkpoot läks nagu oleks, ütleme, jalgrattaga sõidad mööda kiviaeda. Kujutame ette, niisugune asi. Glisseerib. See oli midagi niisugust, mida muidugi keegi kogenud, ma arvan, väga ei ole kuskil, aga mina kahjuks olen. Aga nüüd seal Virtsu sadama nurga peal seisis üks pager. Nad süvendasid põhja ja rihtisin niimoodi, et pageri nurga juurest ja alts kohe sinna pageri taha. Täielik tuulevaikus. Tuul, selle taha jäi kinni ja siis vaikselt ludisedes läksime sinna teise äärde. Kinni. Krooti maha ei saa, see on juba liigist väljas, osaliselt altpoolt pidas. Räägin siis öelle meelde seal Aserile, et kuule, et tule nüüd klaalime jahi ära, teeme korda nüüd ja see istub niimoodi pea kahe käe vahel ja prillid püksikummiga selja tagant ümber pea kinni ja istub, ma räägin, kuule, tule nüüd üles, hakkame, teeme jahi korda ja siis lähme vaatame mandrile. See tõstab järsku ma pilgu üles, pühib sõrmedega prilliklaase, seal pritsmeid täis, pühib klaase ja see oli marksismi-leninismi õppejõud, eks. Aga nüüd pühib prilliklaasid puhtaks ja vaatab mulle niisugune siira näoga otsa, ütleb, et ja nüüd saan mina aru, miks omal ajal rannaküladesse kirikuid ehitati. Aga saime jahi korda, sõitsime tagasi jälle aga minu vanem poeg Toomas oli sinnamaa, ta oli ka kaasas ja selle Asseri poiss oli ka kaasas. Nüüd 4 olime. Ta oli sinnamaani igaveni jänes. Nii kui natuke tuul puhus, natuke paat kreeni läheb, nii tema juba annab sooti järgi ja ma räägin talle 100 korda, et mida sa kardad siin, sõida. Tema muudkui laseb järele. Pärast seda tormi ühtegi asja enam ei kartnud. Lihtsalt hirmurefleks oli mehe seest välja läinud. Ja ta siin purjetas päris kenasti ja on Muhuvenele Katis käinud korduvalt ja oli kunagi ka siin paaril korral NSV Liidu ajal noortemeister ja nii edasi. Aga see sama tormi läbi elamine andis talle mitte ainult purjetamises jõudu, tahtejõudu ja julgust, vaid üldse
elamisjulgust ja see on tähtis asi. Ja mõned on ikkagi, kuidagi mulle rääkinud, et mul just nagu mingi alged süsteemse mõtlemise alal aga ma võin julgelt öelda, et seda ma, nii palju nagu siis olen ma küll võlgu nüüd ikka peamiselt purjetamisel. Vaata, purjetamine on üks niisugune asi, kui sa siin süsteemselt ei käsitle, siis ei ole võimalik kiiresti liikuda. Kuidagi moodi liigub paat igal juhul. Kuule, mast on püsti, tuul puhub, sveert on all, rool on taga, kuidagi ta läheb ju. Natuke ikka läheb. Ja kui sa vähekenegi suunda suunad, küll ta siis läheb. Aga kiiresti läheb ainult ühel juhul. Ainult ühel juhul läheb kiiresti, ütleme väga kiiresti. Ainult siis, kui kõik on täpselt. Aga ütles ära, mis on kõik ja kuidas on iga detail täpselt. Ja see tähendab, et süsteemse mõtlemise mudel on purjekas. Ja seetõttu ma arvan, et see on üks eriliselt äge spordiala, sellepärast, et ta kasvatab niisugust süsteemse mõtlemise algeid ja purjetamine on kahtlemata kõigepealt intellektuaalne ala, alles seejärel füüsiline. Aga seda ma ei pruugiks korrata, jõudu on ikka tarvis, on tarvis teha vastupidavust, on tarvis igasuguseid keha osi seal hoolikalt edendada. Ja ma võin näiteks öelda, et mul olid käed, sõrmed eriti tugevad. Pingi all tegin kogu aeg espandrit. Vajutasin ikka 400-500 korda päevas ikka kindlasti. Aga oli üks asi, mida ma ei pannud tähele ja sellega ma olin kogu aeg hädas. Kui pead kallutama, siis lõpuks juhtus niisugune asi, et pea kukub otsast ära. Need kaelalihased, lihtsalt need olid nõrgad, neid ma ei treeninud. Ja kujut ette, ei saa kallutada tagurpidi. Ja nii, et miks ma seda praegu räägin? Sellepärast, et öelda, tuleb mõelda, et ei jäta mõnda lihasgruppi unarusse. Tervik on tähtis, mitte jupid. Ja kui hoolikalt mõelda, siis ma arvan, pole karta, et pärast üllatused tabavad sind distantsil pärast. Purjetamine on aumeeste ala ja kui ikka oled puutunud märki või teinud midagi muud valesti, siis aumees igatahes käitub reeglitega kooskõlas, teeb veel ühe ringi ümber märgi või igatahes ei lase mingil viisil kahtlust tekkida sellest, kas ta on aumees või ei ole. On ja kindlasti ja igal juhul. Ma arvan, et purjetamine on ka niisugune vahva sõprusala. Need, kellega koos mina alustasin, käivad praegu ka suur osa nendest käib praegu Kalevi Jahtklubis iga kuu 4. neljapäeval kell 4. Ja ainult suvevaheajal 2 kuud jääb vahele, ülejäänud kuudel oleme kõik seal koos ja see noorest põlvest sõlmitud sõprus katkeb ainult siis, kui keegi läheb ära kuskile ühele teistele radadele, toonele teele. Aga nii kaua, kuni ikkagi jalg tatsub ja suugi käib, siis nii kaua ikkagi käiakse koos, sest see sõprus on niisugune vääramatu. Nüüd ma arvan veel, et tasub rõhutada seda, et üha enam on nüüd Eesti purjetajad, aga kogu maailm, eks ole, reisib, rändab mööda maailma oma purje all, oma kiilul ja see võimalus maailma tundma õppida on fantastiline. Sellest pole vähematki kahtlust. Minu lapsed ja ka väimees on ka saanud hakkama ümber maailmareisiga ja see rahu, mis merel on ja see usk ja armastus, mis merel kujunevad, on niisugused, mis seovad inimesi, seovad suuri gruppe, seovad ja annavad mõtte
igas teiseski valdkonnas, mitte ainult spordis ja purjetamises, aga kus see alguse saab see noores eas ja ma arvan, et tegelikult optimistiga oleks mõistlik alustada umbes nii 5-aastaselt, 5-6-aastaselt, kui hirmurefleks ei ole veel väga kujunenud välja, siis on paras aeg alustada. Ja muidugi mõista on sihile jõudmiseks vaja visadust, on vaja katkematut huvi, tahtejõudu ja usku sellesse, et me suudame, saame hakkama ja see kõik on meile väga-väga-väga kasulik. Mitte sellepärast, et keegi tagant lükkab, vaid sellepärast, et see meile rõõmu valmistab. Soovin kõigile lõpmatut huvi, tahte ja usu ühtsust, kõike paremat. Aitäh Ülole. Kui keegi tahab Ülole küsimusi esitada, aga paar mõtet tasub üle korrata. Purjetamine annab teile süsteemse mõtlemise alused, jah, ja tervik on tähtis. Tervik on tähtis.